Sademed, mida pole 100 aastat olnud. Temperatuurid, milliseid ajalugu pole tundnud. Tornaadod, mis hävitavad linnu. Iga päev on uus löök elementidel. Argentina, Itaalia, Venemaa, USA, Prantsusmaa. See on vaid ühe nädala loodusõnnetuste kroonika, kuid tegelikult see on tuleviku kroonika. Samas, miks ignoreeritakse inimkonda ähvardavat globaalset probleemi sellise visadusega? Täna saate sellele küsimusele vastuse. Prantsusmaa. 14. mail leidis Kagu-Prantsusmaal La Barbene loomaaias aset dramaatiline intsident. Ootamatu äikesetormi ajal välk lõi külastajate grupi lähedal maasse. Selle tagajärjel sai elektrilöögi 13 inimest. Üks ohvritest viidi kriitilises seisundis haiglasse. Ülejäänud 12 inimest, sealhulgas 4 last, hospitaliseeriti. 19. mail Occitania piirkonda tabasi tugevad tormid. Pärast võimsat äikesetormi Toulouse'i linnas suleti mitmed koolid mitmeks päevaks katusekahjustuste ja hoonete üleujutuse tõttu ning õpilased tuli kiiresti evakueerida. Rongiliiklus piirkonnas oli häiritud. Bordeaux Toulouse'i kiirrongi rööbaste alla tekkis 2 meetri sügavune auk. Tänu juhi kiirele reageerimisele õnnestus tragöödiat vältida, tal õnnestus rongi peatada, kuid mõned vagunid sõitsid rööbastelt maha. 58 reisijat evakueeriti alles 4 tundi hiljem. Kiirrongiliiklus Toulouse'i, Bordeaux ja Pariisi vahel oli mitmeks päevaks täielikult peatatud. Tonnen linnas oli ujutatud üle 10 maju. Kohalikud põliselanilud ütlesid, et kuigi neil esineb vahel üleujutusi, pole nad midagi sellist ennem näinud. Kahju võib ulatuda sadadesse tuhandetesse eurodesse. Tormiga kaasnes suur rahe, mis oli mõnes kohas kuni 7 sentimeetri suurune. Jäätükid katsid Toulouse'ist lõunas asuvat A64 kiirteed paksu kihina, halvates liikluse täielikult. Le Faugati vallas tugev rahe hävitas vaid 20 minutiga paljude aastat töövilju. Prantsusmaa vanimas puukoolis Pauduk, mis on üle 200 aasta vana, said kõik taimed tõsiselt kahjustada. Lot-et-Garonnei departement, kus mudaojad uhusid minema päevalille, maisi ja sojaoa külvad. Said kahjustada ka kuulsad Armagnasi ja Toursanti viinamarjaistandused. Sel päeval Prantsusmaad tabas üle 22 600 välgulööki. 20. mail Proventsi piirkonda Vari departemangu tabasid erakordselt tugevad tormid, põhjustades mitmes linnas surmavaid üleujutusi. Le Lavandou vald sai vaid tunniga 255 mm vihma. See on rohkem kui 5 vihma kuunormi. Teed hävinud, sillad maha lammutatud. Linnapea nimetas juhtunut raevukaks, kurjaks ja arusaamatuks nähtuseks. Vähemalt 3 inimest hukkus ja veel 3 on kadunud. Itaalia. 15. mail Sitsiiliat tabas tsüklon Ines. Paduvihmad, üle 100 kilomeetri tunnis puhunud tuuled ja tugevad tormilained mõjutasid suuremat osa piirkonnast. Trapani provintsis registreeriti mõne tunniga üle 7000 välgulöögi. Marsala linnas tänavaid olid üle ujutatud vaid mõne minutiga, mis täielikult halvas liikluse. Ja Massara del Vallo vallas põhjustas loodusõnnetus elamu katuse kokkuvarisemise, õnneks keegi viga ei saanud. Palma di Montechiaro valda tabas võimas mikrotorm, äkiline tugev allapoole suunatud tuuleiil tekitas tõsist kahju. Ka Sitsiilia pealinn Palermo oli üle ujutatud. Seal torm möllas mitu tundi järjest. Kogu rongiliiklus Messina-Palermo liinil tühistati. Trabia vallas tugev vihm muutis tänavad mäslevateks ojadeks. Üks sõiduautodest vajus vee alla ja neiust juht jäi lõksu. Õnneks abi saabus õigeaegselt. Tsükloni Ines aeglane liikumine ja tugevad vihmasajud tekitasid eriti ohtliku olukorra, põhjustades üleujutusi ja suurt maalihkeohtu. Nii võimas tsüklon mais Sitsiilias on ebanormaalne nähtus, kuna tavaliselt on sel ajal piirkonnas juba kuiv ja soe, peaaegu suvine ilm. Stay here.
Venemaa. Venemaal tõsised metsatulekahjud Tagabaikali krai jätkavad laastamist, kus föderaalse taseme eriolukord on kehtinud juba peaaegu kuu aega. 20. mai seisuga hõlmasid tulekahjud üle 670 000 hektari suurust ala. Tulekahjud on jõudnud Tagabaikali krai pealinna Tšita lähedale. Piirkond hukub sõna otseses mõttes suitsu, õhk on tahmast küllastunud ja taevas on peitunud halli loori taha. See on tänane karm reaalsus sadade tuhandete piirkonna elanike jaoks. Siia on toodud ligi 2000 tuletõrjujat Venemaa teistest piirkondadest, palju varustust, sealhulgas lennumasin. Kuid neil pole õnnestunud tulekahju kontrolli alla saada. Kustutamist raskendab keeruline maastik, tugev tuul ja enam kui kuu aega kestnud sademete puudumine. Vaid 50 päevaga on tulekahju hõlmanud üle 1 270 000 hektari, mis on peaaegu 20 korda enam kui eelmise aasta samal perioodil. Ja see on alles hooaja algus. Vietnam. Paduvihmad põhjustasid Põhja-Vietnamis äkilisi üleujutusi ja arvukalt maalihkeid. Katastroof ujutas üle ja kahjustas maju, hävitas sildu ja teid. Samuti tõsist kahju on tekitatud põllumajandusele, üleujutatud külvid, hukkunud sadu kariloomi ja kodulinde. Mitmed asulad on välismaailmast ära lõigatud. 16. mail Lai Yao provintsis toimus tragöödia, võimas maalihe kattis ootamatult hüdroelektrijaama ehitusplatsi. 5 töölist hukkus sündmuskohal ja veel 4 said erineva raskusastmega vigastada. 17. mail Bachkani provintsis toimus äkiline üleujutus. Kohalikud elanikud nimetasid seda ajalooliseks. Seda polnud siin varem juhtunud. Vähem kui poole tunniga tõusis vesi kuni meetri kõrgusele. Katastroof nõudis 4 inimese elu. On kadunud. Argentina. Alates 15. maist on Buenos Airese provintsi loodeosa tabanud erakordselt tugev vihmasadu. Ilmastikuolude mõjutatud piirkonnas elab üle 6 miljoni inimese. Mõnes kohas sadas 2 päevaga üle 400 mm vihma, mis 4-kordselt ületab kogu mai keskmise näitaja. Pikaajalised vihmasajud põhjustasid enneolematuid üleujutusi ja viisid 7000 elaniku evakueerimiseni mitmest kahjustatud piirkonnast. Kümnetes omavalitsustes koolides peatatud tunnid. Liiklus linnades ja maanteedel oli halvatud. Piirkonnas said tõsiselt kahjustada maisi ja sojaoistandused. Salto ja Roxase linnades tekitati märkimisväärset kahju tööstus- ja kaubandussektorile. Sarat omavalitsuses veetase majades mõnes kohas ulatus 2 meetrini. Inimesed kaotasid kõik oma asju ja lemmikloomi. Teatati 3 inimese kadumisest, keda hoovusoja ületades minema viis. Ekspertide sõnul on praegune torm ületanud eelmisi nii tugevuse kui ka vihma kestuse poolest. Alžeeria. Alates 15. maist on mitut Alžeeria provintsi, mis hiljuti kannatasid ränga põua käes, tabanud paduvihmade laine ja enneolematud üleujutused. Tielfa provints sai eriti rängalt kannatada. Vesi ujutas üle elamuid ja teid, põhjustades märkimisväärset materiaalset kahju. Mõnes piirkonnas paduvihmadega kaasnes ka tugev rahe, mis olukorda veelgi süvendas. Päästeteenistustel õnnestus evakueerida mitmeid üleujutatud autodesse lõksu jäänud inimest. Tielfa ringkonnas üleujutusvesi ajas ümber reisijatega bussi. Tragöödia tagajärjel hukkus 4 inimest ja 33 said vigastada, paljud neist kogesid tõelist šokki. Selmana vallas sai 13-aastane poiss tugeva rahe tõttu raskelt vigastada. Kahjuks ei õnnestunud teda päästa. USA. Võimas tormisüsteem pühkis läbi Ameerika Ühendriikide kesk- ja idaosa, põhjustades 10 tornaadosid. Kõige rohkem sai kannatada Kentucky osariik, kus loodusjõud nõudsid 23 inimese elu, enamik neist Laureli maakonnas. Siin, öösel, kui kõik elanikud magasid, pühkis läbi võimas IF3 kategooria tornaado.
ta laastas Londoni linna lõunaosa, hävitades terveid linnaosasid, lõhkudes sõidukeid ja pilludes laiali rususid sadade meetrite ulatuses. Pealtnägijate sõnul, kes peitsid end loodusmöllu ajal koridorides ja keldrites, hakkas linn välja nägema nagu sõjatsoon. Tornaado kahjustas London Corbin lennujaamas mitut lennukit ja hävitas meditsiinihelikopteri. Järjekordne hävitav tornaado tabas Missouri osariigis asuvat suurt St. Louisi linnaosa. 3. kategooria tsüklon, mille tuulekiirus oli üle 240 kilomeetri tunnis ja laius 1,5 kilomeetrit, läbis linnakvartaleid, hävitades kõik oma teel. Torm kahjustas enam kui 5000 hoonet. Linnapea nimetas seda tormi linna ajaloo üheks hävitavamaks. Hukkus 5 inimest, veel 38 sai vigastada. Illinoisi osariigis Williamsoni maakonda tabas võimas 4. kategooria tornaado, mille tuulekiirus oli üle 300 kilomeetri tunnis. Ta läbis enamasti metsase ja hõredalt asustatud alasid, seega oli kahju minimaalne. Tornaado kahjustas ka Baltimore'i, Marylandi osariigi suuremat sadamalinna ja majanduskeskust. 1. kategooria keeristorm, mille tuulekiirus oli kuni 180 kilomeetrit tunnis, läbis tihedalt asustatud alasid ja jättis maha umbes 9,5 kilomeetri pikkuse hävitusriba. Ameerika Ühendriikide idarannikul on sellised sündmused äärmiselt haruldased, eriti suurlinnades. Tormisüsteem tõi Texasest Ohioniga kuni 4 tolli suuruseid rahetükke. Ja Chicago linna kattis haruldane tolmutorm. Tugevad tuuleilid tõid Illinoisi kuivadelt põldudelt tolmuseina. Taevas linna kohal tumenes ja nähtavus teedel järsult langes. Linn polnud midagi sellist näinud peaaegu 90 aastat. Võib-olla teil pärast järjekordse kliimakatastroofidest rääkiva video vaatamist tekib sisemine küsimus. Miks ignoreeritakse inimkonna kohal laskunud ohtu? Lõppude lõpuks on vaja kiiresti midagi ette võtta. Kui te tunnete just sedasi, siis olete selline inimene, kelle jaoks südametunnistus ja tõeiha pole lihtsalt sõnad, need on teie jaoks täis sügavat tähendust. Aga kas te olete märganud, et sõna otseses mõttes 2 päeva möödudes kaob probleemi tajumise teravus? See, mis täna tundub arusaadav, väga oluline ja nõuab kohest tegutsemist, muutub mõne aja pärast kaugeks ja kaotab oma aktuaalsuse. Teadvus lülitub lihtsalt millegi muu peale üle. Kas teate, miks nii juhtub? See on meie psüühikasse sisse ehitatud mehhanismi töö, kui puutume kokku hirmutava teabega, eriti kui see puudutab probleemi, mida meie arvates ei saa me isiklikult kuidagi mõjutada, püüab meie teadvus end kaitsta. Ta lükkab muret tekitava teadmise kõrvale, sosistab. Hiljem. Mitte praegu, see ei puuduta mind. Ja me sellega nõustume. Selle psühholoogilise halvatuse juured peituvad hirmus. Me kardame muutusi, kardame tagajärgi ja eriti kardame vastutuse võtmist oma saatuse ja oma lähedaste saatuse eest. Just see hirm muudab meid vaatlejateks, mitte osalejateks. Aga kui katastroof siiski juhtub, küsib iga inimene sama küsimuse. Miks? Miks minuga? Vastus on lihtne, sest kui oli valida tõe kuulmise ja distantseerumise vahel, siis te distantseerusite. Kui oli veel võimalus tegutseda, siis te ehmusite, lükkasite selle edasi ja ei edastanud tõde inimestele. Probleem ei ole lahenduste puudumises. Teadmised ja tehnoloogiad kliimaprobleemiga toimetulekuks on täiesti olemas. Aga selleks, et neid lahendusi rakendada, peavad osa võtma kõik inimesed. See on igaühe meist isiklik vastutusvaldkond. Kedagi teist pole. Ja kui meie ei hakka tegutsema, siis mitte keegi ei tee seda meie eest.